paistab, et tehinguid nagu tehakse, et mai on aktiivne siin. Olen vaadanud neid, noh, võib-olla ma ei tea, mis sa sellest statistikast arvad, et kui said laivi või? Sain ka laivi lõpuks 8 minutit hiljem. No, tere minu laivi kuulajatele ka. Jaa, tere. Et alustan justkui korraks. Oleme konsultist. Jah, me oleme Maarteri jutud päriselt ka laivis igatahes. Et kuulake meid rannas või kus iganes suvilis olete. Või järgi kuulake üldse sellele pointi. Me oleme kontoris. Oleme kontoris. Siin on hea konditsioneer. Okei, kus me jäime? Ma ei tea, sa ajasid mul jutus asju. Okei, räägime siis jah, ma ei tea, et lasteaeda. Loopargi meil on, me unustasime ära tegelikult. Vaadake Marti laivi. Vaadake Marti laivi kuni 8 minutit ja siis tulge siia üle. Igatahes Loopargis on meil katusekorterid siiamaani müügis, 5 tükki. Veel 5. Võib-olla ühel hetkel tuleb sinna üks näidiskorter ka, võib-olla ei tule, lihtsalt taustainfona. Et näitame siis, püüame luua siukse hea arusaama, kuidas saab ühest suurest ühetoalisest teha ägeda kahese kergseinaga ja avatud sellise planeeringuna. Ja siis nii ongi. Aga tegelikult meil on seal head hinnad. Natuke võib-olla loost rääkides, siis seal tehakse täna väga palju tehinguid uusarendustega, sellepärast et seal loo alevikus on 3 suurt, tegelikult 2 suurt arendust sees, mis ongi siis kohe selle loole sisse sõites, kõik lookad teavad kindlasti vasakut kätt Lindströmi taga. Kastani kodud on selle projekti nimi ja siis teine on Hausersi projekt, mis on siis meie naaber põhimõtteliselt. Meie naaber, aga mis selle projekti nimi mul meelde ei tulegi? Ei tea. Loo kodu või mingi siuke, ei tea täpselt, hea vastuse. Meie tahtsime loo kodu panna vist kunagi. Siis me ei pand. Ei tea, jah. Selleks, et loo kodu on kahemõtteline mõte, et nagu looma midagi, et loo kodu või loo asuv. Loo alevik on nagu loo alevik, et nagu must crossfit on. Must on inglise keeles, must crossfit, sa pead tegema crossfiti või on lihtsalt must. Kõik ei tea inglise. Siis kui meil on mustanahalised trenni, siis on ainult üks seletamist. Et eesti keeles tegelikult see tähendab must värvi ja siis ta mustanahaline black. Okei, see selleks. Ja siis siiamaani on keegi taha millegi pärast mu ühte arendust pakkumist Tapal. Sul on mingi halb nimi seal. Mis on minu arust üli hea projekt, kui keegi julge kohalik selle ette võtaks, sellepärast et ma lihtsalt usun sellesse, et see projekt tegelikult müüks ennast hästi maha, kui keegi selle valmis ehitaks. 12 korterit, kõik on siuksed kahetoalised ja 3. või viimase korruse korterid on selles mõttes äged, et need on loftkorterid, nad on kõrgete lagedega, elutuba vist oli seal lausa 5,5 meetrit, avatud planeeringuna selline rõduga läheb nagu abiruum on teisel korrusel, mis tähendab siis seda, et on nagu siis tegelikult 3-toaline, aga seda ei loeta toaks ja on nagu avatud planeeringuna. Ja on tegelikult äge projekt, kui keegi tahab, siis küsige minu käest, et saadan infot ja ehitusluba on ka väljastatud, mis on ka jälle oluline, et ei pea seal hakkama linnaga midagi vaidlema, vaid ehitusluba on väljastatud. Ehitusluba kestab 5 aastat tegelikult, aga praegu on alles pool aastat möödas, nii et võib ka aasta pärast ehitama hakata. 4 aasta pärast. Ja mis trikki tehakse lihtsalt omavahel rääkides selleks, et ehitusluba pikendada, lihtsalt kaevatakse maasse auk. Hakatakse just ehitama, siis ehitus käib. Et siukseid projekte on ma igal pool näinud, minu arust on see suht huumor, et tehakse niimoodi ja linn nagu ei saagi midagi teha või ei oska kommenteerida. Aga mis oluline info võib-olla on, vaata me saime teada, mis mul praegu meelde tuleb, see on väga oluline järgmisest aastast 2027, siis 1. jaanuar hakkab siuke asi, et Tallinna linnas on see vähemalt nii, et kõik detailid, mis vastu võetakse ja kui seal nagu mingit tegevust 10 aasta jooksul ei tehta, siis need muutuvad automaatselt kehtetuks. Et see on siuke oluline info võib-olla, mis minutil see just toimus, selle me võiks panna lühidalt sinna. 4. minutil ma jätan meelde. Sinna teile kõigile kokkuvõtteks, kes vaatavad ainult 30 sekundit neid. Kes detailplaneeringuid teeb. Ma arvan, et nemad juba kõik teavad seda, aga ja ma arvan, neile see väga meeldib, sellepärast, et tegelikult on täna terve Eestimaa täis detailplaneeringuid, mis on nagu vanu. Põhimõtteliselt 20-30 aastat tagasi tehtud, mis kuidagi moodi tegelikult ei sobi kokku võib-olla tänase üldplaneeringuga
ja siis ongi nagu jama, et lähed lõpuks linna ja siis tegelikult linn hakkab sulle natukene põksima pead nagu. hakkama detailplaneeringut ümber tegema. ei, nad otseselt ei pea, aga noh, see ei sobi kokku, siis sa justkui kui tahad nagu, kaasaegsemalt. jah, on keerulisem. Et nii ta on. Okei, aga meil olid täna teemad ka, meil oli maaklerite koostöö. Me sellest teemast kuidagi läksime üle, me läksime kohe korterit müüma, kohe korterit müüma. Aga lihtsalt meil siin viimastel nädalatel või kuudel on olnud nagu seda, et ma olen otsinud ostjatele korterit ja nagu ikka tavapärane on teed maakleriga või noh, kui maakler müüb, helistad, suhtled, küsid, kas saab nagu koostööd teha ja kas saab kohtuda ja kas saab maakleri tasu jagada, mis on nagu tavapärane praktika ja üsna palju tuleb nagu sellist noh, nagu tagasisidet või jääb nagu selline tunne, et nagu öeldakse küll, et mul on mingid oma huvilised ja noh, sinna mõtlevad ja nagu keegi otseselt broneerimist pole nagu teinud, aga mul ei ole ka mõtet nagu koostööd teha, et mul on ikka need oma huvilised ja mul ei ole nagu mingit maaklitasu, mida siin jagada ja mul on maaklitasu nii pisike siin kokku lepitud ja et ma ei taha seda jagada ja siis mõnel korral on isegi see, et noh, et vahet pole, kui pisike see on, et jagame seda siis nagu on niisugune hea tava kohaselt on ju. Isegi seda ei taheta ja siis lõpptulemus ongi, et see nagu ei saagi tegelikult minna ka tutvuma nagu isegi sellega. Et isegi kui tasuta nagu oled nõus nii-öelda koostööd tegema. Et jah, et ja siis mõni on viidanud, et küsi siis oma ostjalt, mis ei ole lihtsalt tänapäeva praktika nagu. Kuigi noh, ma saan mingil pidi nagu aru, et peaks nagu ostjalt küsima, kuna ostjaga teen koostööd on ju ka. No, aga lihtsalt praktika on lihtsalt teistsugune on ju. Ja polegi nagu võimalik olnud mõnel korral nagu üldse tutvuma minna nagu. Noh, siin eile oli näiteks, et on mingi kliendipäev oli välja kuulutatud on ju, et läheks siis kliendipäevale. Siin maaklerina ei lubatud või? Ei, helistasin maaklerile, et ma siis tuleksin kliendiga kliendipäevale. No esiteks see, et noh, et umbes raha ei ole jagada. Keegi ei registreerinud, ma ei tule sinna täna kohale, nii et mul on juba mingid uued plaanid tehtud, kuigi tegelikult 2 tundi oli veel kliendipäevani aega on ju ja no okei, tänaseks me loobusimegi sinna minemas, kuna niisugune suhtumine oli nagu. Siit õppetund, et tegelikult kui te endale maakleri võtate, siis ülioluline on aru saada, et kas ta tegelikult pidurdab tehingut või ta tegelikult on igat pidi nagu valmis tehingut tegema, et ma olen seda ise ka korduvalt turul kohanud, et kui helistan, mingid head sõbrad otsivad kodu või mingi vana klient, kelle kodu me oleme maha müünud justkui ja otsime koos nagu talle uut mingit mõistlikku nagu lahendust, siis helistame teiste büroode maakleritele, siis büroodes on nimetamata, siis kõikidest büroodest ma olen kokku põrganud kõik Eestis oma suurimatest sellega, et mingid maaklerid ütlevad, et noh, ma ei tea, 100 eurot saad või tegelikult ma ei taha üldse anda nagu. Mul on mingi aga hea tava on ikkagi seal eetikakoodeks ütleb 50-50 on ju. Jagada nagu maaklerite vahel, et tehing saaks tehtud, ütleme niimoodi, on ju müüa huvides nagu. Lõpuks ei ole nagu teie asi, kes te kuulate või kuulate meid, aga lõpuks on nagu köögipool maakleri maailmas, et tegelikult on väga oluline kliendina sulle aru saada, kui sa maakleri võtad. Et kas su maakler on nagu selles mõttes koostööaldis teiste büroodega, et ta see on tegelikult müüa asi. Absoluutselt, sellel hetkel on see müüa asi, jah. Kui nagu see maakler, kes sind esindab, ütleb, et sellele maaklerile sellele ühele kliendile ei näita. Tahab ostjat tuua, et mul ei ole suga huvi koostööd teha, kuna ma tahan ise selle raha maakleri tasu ära teenida, on ju. Et vahet pole kui suur. See on pidurdav faktor ja tegelikult seda ei tohi teha. Tegelikult siis ju tegutsed oma kliendi vastu, nagu huvide vastu. Sellest ma saan tegelikult täitsa aru, et mis turu peal on see, et kui mingi objekt tuleb ja see on hästi magus objekt ja seal on juba registreerinud 10 klienti, siis nagu öeldakse, et kuulge, et me käime nende 10 kliendiga ära, kui sealt midagi kooru, siis ma võtan ühendust. Aga on jah olnud olukordi mul ka, kus öeldakse, et üldse nagu koostööd ei tee ja pole mõtet tulla. Seda on, et okei, on 3-4 klienti juba tal endal, aga et tule vaata oma kliendiga ära ja kui saab asja, siis võib-olla sinu klient teeb parima pakkumise, minu klient on ju. Aga seda isegi ei taheta teinekord nagu. Siin tava klientidega, ütleme siis tava müüjatega, kes ei ole maaklerid nagu, on ka nagu helistad, suhtled, ütled, et mul on nagu ostuhuviline, siis mõni ütleb nagu kohe resoluutselt ära, et
ei, ma ei taha mingit maaklerist kuulda, et see ostuhuviline helistagu ise on ju, ilmselgelt ostuhuviline ei helista ise ju, sellepärast olengi mina teda seal abistamas on ju, nõustamas. ja kusjuures siis- seda ka võib-olla paljud müüjad ei mõista, miks mõnikord või siis ongi teised maaklerid ei mõtle selle peale nii laialt, nagu sa just nagu ütlesid, et miks tihtipeale mõned kliendid ei taha või noh, teda esindabki maakler ainult sellel põhjusel, et esiteks, kas ta ei ole üldse pädev või teiseks tal pole üldse aega. 2 põhjust on tavaliselt. Ehk siis tal on nagu enda muude asjadega piisavalt tegemist ja tal on piisavalt nagu võimekust ja oskused ja raha kuskil mujal teha ja tal ei ole aega mingi otsimisega tegeleda ja kokkuleppimistega, et ta jätab selle nagu meie hooleks ja usaldab siis seda, kuhu ta läheb lõpuks. Või siis on see, et ta ei ole üldse pädev, ta pole kunagi tehingut teinud, ta ei oska isegi helistada, ta ei tea isegi, mis asi KV põhimõtteliselt on. Ja ta ei oska sealt otsidagi asju, et me saadame neile linke. Ei, nad ei julge helistada. Nad ei julge võõrale inimesele helistada. Või ei saa kätte lihtsalt, helistad, keegi ei vastagi. Aga ei, nad ei julge helistada, on tihti põhjus. On helistad maakleritele, teinekord helistad tavaklientidele, nad ei vastagi ja helista tagasi ka nagu. Ja teine põhjus ju, miks müüjad tihtipeale jäävad müümata korterid või üürimata, on see, et tegelikult inimesed ei võta ka võõrid telefoninumbrid vastu, et seda ma ka turu pealt kogu aeg kuulen. Et miks maaklerid kasutatakse, on see, et meie võtame justkui kõik võõrad numbrid vastu. Ja aegade kokkuleppimisega on ka nagu see mure, et ma olen nagu märganud seda, et kui nagu kohe ei saa nagu kohtuda, noh, kas või oma objekti müües, siis homme võib-olla ostja ütleb juba, et ma leidsin midagi muud nagu. Jaa, kuule, aga lähen järgmist teema. Üürihuviline. Nii et jah, teeme koostööd parem. Teeme koostööd. Järgmiseks sa tahtsid rääkida natuke remondifondist ja üldse kommunaalkuludest. See käib, kusjuures ma nägin ühte ägedat maaklerit mingit ägedat postitust tegemas sellest, et see on saanud nagu rahvusspordiks, et esimene küsimus, kui tullakse objekti vaatama ei ole enam kasutusluba või? Ei ole enam kasutusluba, vaid esimene küsimus, mis küsitakse, mis on kommunaalkulud. Päris ausalt, see nagu nii on läinud viimasel ajal nii majade kui korterite puhul. Ja kus see tuleb, on ikka sellest, et meil on energiakriis suur on ja kõik on nii kaootiline, et elekter käib üles alla ja gaas käib üles alla ja kõik muud asjad käivad üles alla ja siis ja see on reaalselt nagu suur mure, aga ühte asja võin nagu ise öelda, et elu ongi kallimaks läinud, et kommunaalkulud on üldiselt igal pool tõusnud. Ainuke, kus nad võib-olla tõusnud ei ole ja siis kus tekib konflikt turu peal on see, et kui keegi on elanud kuskil kortermajas, mis on juba, ma ei tea, 80 aastat vana ja seal ei ole nagu, see on küll korda tehtud, aga seal ei olegi suuri kulusid selleks, et seal ei ole igasuguseid erilahendusi ja see ei ole kaasajastatud sellisel kujul, siis tullakse uut korterit vaatama ja siis öeldakse, et aga kuule, et miks siin niisugused kommunaalid on. Aga siis toodki välja, et siin on see ja see ja see ja siis unustatakse nad nagu lisaväärtused ära. No uute majade puhul on see lisaväärtus, et inimeste jaoks tuleb üllatused, lisaväärtused, mugavus, kodu, ventilatsioon, kõik see maksab, on ju. Ja see energiaklass ongi nagu see, noh, me oleme sellest korduvalt rääkinud, aga ainuke asja, mida see näitab, ongi energiatõhusus. Ta ei näita seda, et sul on siin porivaipade vahetus, ATS-i hooldus ja kõik muud asjad ja prügi ja pargikoristus ja muru niitmine ja kõik 1000 asja, on ju. Et energiatõhusus, noh. No mis ma võib-olla kommunaalidest tahtsin just nagu vanemate majade puhul nagu rääkida sellepärast, et noh, siin mõned müüjad on pannud, et planeeritud maja renoveerimine on ju. Ja siis ma siin mingi väikse maja oli vist 12 korterit majas ja küsin, palju siis remondifond tuleb, on ju, 4,9 eurot ruutmeetri kohta. Siis kahelane korter, 40 ruutmeetrit, noh, meeletu on ju. Ja siis niuke vist saabki see tulevik olema, et niimoodi hakatakse maja korda tegema. Ühesõnaga see mõte oli, miks me sellest kommunaalarvust veel räägime, on siis täna see, et kui te ostate midagi, täna olete rollis, siis ja kui teile öeldakse, et ühistu planeerib mingisugust renoveerimist teha, aga seda pole veel tehtud, siis alati küsige, et näiteks ühistu protokollist näha, kas otsus on finantsotsused on ka vastu võetud selles osas, mis saab olema tulevikus remondifondi ruutmeetri hind. Sellepärast, et siit ja sealt ikka oleme kuulnud, et inimesed justkui ei arvesta sellega selleks, et kui sa ostuhetkel ostad ja vaatad, et noh, ma ei tea, euro ruutmeeter või 0,5 või mis ta tavaliselt on, 0,70. Euro keskmiselt. Ja euro keskmiselt vanematel majadel siis. Ja siis lõpuks on 5, siis on nagu halb üllatus, et noh, 500 prossa hind tõuseb. Siin ongi majadel erinevad otsused ka, et kas nad üritavad üldse seda nii-öelda riigi toetust küsida
või siis võetakse lihtsalt laenu ja makstakse lihtsalt kinni, et teha vähem töid nagu, aga kulu on ikkagi meeletu nagu. Ja võib-olla kui mõelda, palju võiks anda korterile juurde, et on vana maja väljast versus kui tehakse korda, ikkagi siuke korralik rekk, katus, fassaadid, aknad, trepikojad, et ta visuaalselt näeb ja kanal ja vesi ka on ju, võiks uus torustik tulla. See, kas päikesepaneelid on mitte või on või ole, aga visuaalsel hinnangul ikkagi ta mõjutab seda korteri väärtust seal, mina võin küll öelda 10% kindlasti. Ostuhuvilisi kindlasti. Et see likviidsus läheb paremaks. Jah, eelistavad kindlasti seda, kus on renoveeritud kas või 5-10 aastat tagasi nagu. Et seda eelistatakse ikkagi ist. Jah, et juba peaks hakkama saama, ma eile mõtlesin millegi pärast, et portaalis võiks olla see link või linnukese koht, et sa saad panna, et kas on, otsin renoveeritud maju ainult. Aga seal on? Kortermaju, renoveeritud kortermaju nagu. No seal on renoveeritud korterid. Okei, kortermaja. Et kortermaja. Et sa saad ära märkida sisestamisel, see on Kinnisvara 24 hea point, ütle neile. Jah, ütlema. Et minul näiteks seda ma ei tea, et oleks. Rendiga otsisime ja nagu täna me olemegi vaatamas neid, mis on juba renoveeritud majad nagu. See on väga äge point, et seda võiks saada küll, et jah, üks asi on korter, aga teine asi on see, et kortermaja ise saab ka ära märkida, et ta renoveeritud ja siis tulevad ainult selle maja korterid välja, mis on nagu okei, see on hea idee. Ma arvan, et see on hea põhjus helistada praegu Urmasele, öelda, et esiteks ole mulle lõunavõlgu ja siis et see, tehke see ka ära. Jah, ma olen päris hea idee. Okei, siis meil oli veel teemasid, kuna meil mõte on see, et me teeme podcasti lühemalt, sellepärast et te ei jaksa nii 3 minutitki meid kuulata. Lihtsam meid kuulata. Ja elu ongi kallim, selle ma sain ka välja öeldud. Aga järgmine võib-olla lõpetuseks hea asi, järelturul tehakse palju flippe ja pappi voolab. Et ühtepidi on see tõsi, siin oli üks Äripäeva artikkel ka. Ja ma ise turul näen seda ka juba pikalt. No see artikkel väitis, et juba 2 aastat, mina ütlen, et see päris 2 aastat toimunud ei ole, et viimane 2025 kindlasti hakati, mina nägin, väikeinvestorid hakkasid aktiivselt nagu flippe jälle tegema. Tundub, et see sõjahirm sai nagu veits läbi. Nagu inimeste psühholoogias on see nagu saanud läbi, et kohe siia mingit rahet ei lenda. Ja tegelikult, mis ma nagu julgen öelda lihtsalt, et täna järelturul tehakse väga edukalt häid flippe. Aga sellega ma seal artiklis nõus ei ole, et korterid hakkavad otsa saama. Et iga kord, kui ma loen seda, et midagi hakkab hästi minema, siis keegi ikka seal meedias leiab selle negatiivse ka vaata, mida välja tuua. Nüüd on suur ilm, et kõik need odavad korterid, mida saab hästi flipata ja raha teenida seal, ma julgen öelda, et mina ka väikeinvestorina tahaks flipi teenides 20-30% nagu kasumit teenida, võiks vähemalt Excelis alguses kirjas olla, kui sa seda projekti tegema hakkad. Tihtipeale reaalsus on ikkagi see, et minge käige ka festivalil, kuulake teisi investoreid, siis väga suur reaalsus on, jah, näiteks investeerimisfestival tuleb, seal ka eelmine aasta päris palju sellest räägiti ja väga suur reaalsus on tegelikult see, et väga paljudel flippajatel ikkagist nii hästi ei lähe, et see kasumi marginaal mõnel juhul, ma ei saagi aru, miks tehakse nulliga, lihtsalt, et hoida meeskondasid töös ja 10-3 on nagu need, mis päriselt toovad kasumit, suured kasumid nii-öelda, ülejäänud on suksed suht nullilähedased projektid. Ostmisel tehakse see kasum põhimõtteliselt. Tegelikult jah, et ei tohi ära unustada, et kui te flipi korterit teete, siis tegelikult te peate ostmisel kasumi teenima ja siis juba ülejäänud on boonus, kui saate veel kallimalt ära müüa. Selleks, et lootes seda, et sa ostad täna, ma toon lihtsalt suvalise näite Mustamäel suht tavalise hinnaga mingi 2-toalise, seal remonti vajav 100-105 000, 95, oleneb kuidas läbirääkimisi pead. Alla 95 nagu ei leia. Alla selle ei leia praegu vanast, siin paar aastat tagasi sai 80-ga ka, siis kui oli kriis. No ühetoaline on juba 80-85. Aga mis ma sellega öelda tahan, et sa ei saa nagu eeldada seda, et ma teen selle hästi ilusaks ja siis ma küsin hästi palju raha. Et sa pead ikkagist numbrites nagu nii palju tajuma, et kui sa ostad, siis sa tead juba, et sa teenisid raha, isegi kui sa selles korteris midagi ei teeks. Et siis on juba kasum olemas, ma ei tea, 10% näiteks. Ja kui sa veel seda väärtust lood, et sa teete ilusaks, siis sa saad sealt teise selle 10% juurde või 5 juurde, siis ongi 15-20% vähemalt sul kasumit. Et minna niimoodi projekti sisse, et sul on põhimõtteliselt 0 kasumit ostes ja sa loodad, et sa siis teete ilusaks, saad 10% kasumit, aga siis kui ei saa, siis oledki nullis või miinuses, et siis on halb lahendus.
teen ilusaks ja siis müün hästi Kallilt. kallilt ja ootan seda ühte. et see ei toimi niimoodi, et siis see on õppimiskõver sinu jaoks. täna on nagu aina enam igasugused nüansid nagu ka nagu oluliseks läinud korteri ostja jaoks, et noh, räägime parkimine esmatähtis on ju juba tegelikult ka kauplused ümberringi, aga parkimine on nii kriitiline. täna on hästi kriitiline parkimine, eriti Mustamäel ja Lasnamäel. siin olid mõned korterid, mis meeldisid, aga vaatad maja ümber, sul ei ole autot panna ja sa ei hakka seda, ei tahagi üldse osta nagu. Kohe loobusime nagu. et see on oluline, mingite nüansside tuleb arvestada. Kusjuures siiamaani tegelikult on väga paljudel ühestel kahestel keldriteema või panipaik on ka nagu päris oluline asi, eks, et täna on inimestel ikkagist jalgrattaid või mingeid siukseid hobiasjad, et see on nagu suht määrava tähtsusega. et seda tasub alati flipates mõelda, aga mis ma selle artikli peale veel tahtsin öelda, et tegelikult ma tahtsin kinnitada seda, et tegelikult turul on täna teise järgu korteritega väga hea aeg, kui sa tead, mis hinnaga sa ostad. et kui sa ostad vale hinnaga, siis on kogu aeg vale aeg. et siis sa võid nagu väga kiiresti kõrbeda. Mingid korterid on justkui tunduvad odavamalt müügis, aga siis on tõenäoliselt sellega mingi põhjus, kas ta on 5. korrus, esimene korrus, mürarikka tänava ääres, kõik niisugused asjad ka ja seda on hiljem ka keeruline müüa, mis siis, et said seal võib-olla 5000 eurot odavamalt on ju osta. Aga siis ikkagi hiljem on see ostuhuviliste arv palju väiksem nagu. Ja müümisprotsess pikem. Müümine pikem ja üürilandmisega sama asi tegelikult, et mured on endiselt. Üürikorterit, kui ma julgen siiamaani öelda, et üüriturust rääkides kiiresti, siis üüriturg on paremaks läinud. Minu hinnangul on nagu kvaliteetset üürituru klienti tulnud turule ja head asjad liiguvad suht hästi ära. Aga kõik need korterid, mis on nagu justkui ka kõrge hind, me räägime seal 650-700 pluss korteritest praegu, mina räägin, siis seal on see oluline koht, et seal ei tohi olla korteri selline, et kui sa sisse lähed, siis ta jätab tegelikult väsinud mulje. Siis lihtsalt turul on 700 euroga nagu uusi korterid, mega palju, lihtsalt suur pakkumist arvan, millega tuleb ikkagist arvestada. Ja kui sa oled seal sellises konditsioonis, et sul on mingi, mul on üks korter Kadriorus, mitte Kadriorus, tegelikult on Lasnamäel, aga Kadrioru Lasnamäe piiril. Et just kui äge korter, suur rõdu, merevaade poolel, talvel täiesti merevaade. Ja no ei lähe selle pärast ära tihti peale, et inimesed tulevad, siit on kruvid, sealt on katki, sealt on määrdunud, värvikamma on vale. No lihtsalt natukene, ta ei ole must, aga ta on lihtsalt vana nagu kasutatud. Ja mõnes kohas on ka see. Ja tegelikult see määrab ära selle, et sul käib üle palju huvilisi. Kõik tahavad kohe, meilis kohe kirjutavad sulle, et kohe üürin. Aga tegelikult mina tean, et kui nad sinna kohale tulevad, siis neil tekib teine emotsioon natukeseks, et see on natuke väsinud. Ja kui omanikud ei ole valmis ka, kui te ei ole omanikuna valmis tegema seda, ma ei tea, 2000 investeeringut, et kõik seinad üle värvida, võib-olla uus põrandakate panna, mis loob juba sukse värskuse korterisse, siis sa lihtsalt ei saa seda hinda. Või siis üüri hinnas kas või 50 eurot ei ole nõutud rääkima. Või siis tulebki, ja see tuleb avalikult välja panna selleks, et kui jätta lihtsalt üürikorteriga on siuke fenomen minu arust, et kui jätta see võimalus, et sa lased, et kui tuleb huviline, et siis laseme alla, aga tegelikult võiks panna kohe avalikult selle hinna välja, et see on nagu oluline faktor. Uue hinna, jah. Et ei ole vaja selle üürikorteris mõelda, et tuleb ja siis laseme 60 eurot alla. Inimene otsib hästi palju filtri järgi üürikortereid, eriti hinnast rääkides. Võrdlust või pakkumisi on ka palju praegu, et see 10% hinna vahemikus on päris palju pakkumisi nagu. Et üürikorterite turg on selles mõttes paremaks läinud, üürihinnad minu arust on nagu natukene positiivses joones ülespoole, aga midagi drastiliselt liiga head ei ole selleks, et pakkumist on hästi palju, aga kui sul on normaalne korter, siis tegelikult täna liiguvad asjad kiiresti. Eks mul on ka olnud väga häid kortereid Kristiina kandis ja siuksed head likviidsed piirkonnad, aga samamoodi on olnud seal siukene vakants kuu aega, mis tavaliselt ei ole kunagi olnud, et on alati paar päeva ja uus üürnik sees. Nädala 2 jooksul ikkagi leiad, aga no mul on, ütleme, aga kui jääb pikaks, kui on juba neid nüansse seal üürilandjal, et no ma ei tea, lapsi ei taha ja koer ei taha ja kassi ei taha, siis on juba hakkab venima. Siis hakkab ka alati venima, siis me otsime seda ideaalset klienti, kes tegelikult ei pruugi üldse ideaalne olla selleks, et äkki ta on peas saiko ja siis ta pärast nagu, ma ei tea, teeb igast asju sul seal. Mul ka majas on nagu üks napsilembeline mees ja nagu
lihtsalt on ja Sina või? alguses tundus jumala tore, et üksik meesterahvas, niuke IT-mees, hästi selline jutukas, niuke elukogenud, nagu reisinud palju, kõik nii edasi. Nüüd on lihtsalt üle 2 aasta vist on seal elanud, kuidagi on ära maksnud on ju. Ja noh, omanikele tahtnud nagu inimlikult võttes välja ka visata ja aga noh, lihtsalt nagu, et see ilmamulje on petlik. Oota, kellest sa rääkisid? On üks meesterahvas. On üks meesterahvas, naaber. Ei ole. Ma sõbrale küsin, vaata, see on see alati psühholoogi juures. Ma sõbrale küsin. Sõber tahab teada. Okei. Aga sellega ongi, ma arvan, meil teemad nemmutatud. Tegelikult oli üks teema veel, mida teeb maakler, aga jätame selle järgmiseks korraks. Kui te ei tea, siis saate küsimused. Küsige ette, aga ma tahtsin pigem sellest vaatevinklist rääkida, siis järgmine kord ma jätan meelde, et ma räägin, et tihti ikkagi küsitakse, mida maakler teeb. Rohkem kui tavaklient, siis ma toon ainult need key pointid välja järgmine kord, siis mida saab kinnisvara väikebüroo või suurbüroo rohkem pakkuda tavakliendist juba, kes on nagu aktiivsed professionaalsed tegutsejad turul, et neid asju ei ole nagu mingi 30 tükki, aga neid on nagu 3, 4, 5. Aga see muudab kogu seda mängu ja seda arusaama, kuidas kinnisvara üldse müüa ja kuidas saab. Ja kiirust, tehingu kiirust, et nii ta on. Aga olgu, siis tehke tarku tehinguid ja näeme juba notaris. Puhake ka. Kõik head, toredat päeva. Tšau.